kuna meil on olemas ka siis internetikogudus millegi tekkinud, siis nende inimeste jaoks ka on tore, et me oleme olemas. Aga ma ei tea, kuidas on teil siin, kes te siin täna olete, suhtumine Halloweeni. Mulle isiklikult... Tõmbad kohe sae käima. Ja, mulle isiklikult mulle ei meeldi Halloween lihtsalt sellepärast, et ta ei ole meie kultuurile omane. Ja ma mõtlesin selle peale, see ei ole tänase jutluse teema üldse, aga tänase jutlusega natuke seotud. Oba, me siin konkureerime, helireeri tööta. Plaksutamise peale läheb ära. Igal juhul ma mõtlesin selle peale, et võibolla me kristlastena esiteks ei peaks liiga palju oma aega ja energiat kulutama millegi peale, need on neid, kes väga nagu võtavad eesmärgiks nagu võidele mingit asja vastu. Teiseks on see, et mõtlesin, et lülitan selle poole välja, sest see pool on kurja juurde. Teine asi on see, et igal asjal on mingi põhi ja juur ja see nimi Halloween tuleb nimest Halloween, pühitsetud. Ehk siis on kõikide pühakute püha ja see on katolikus kultuuriruumis ja see on püha, kus meenutatakse kirikus siis neid inimesi, kes on olnud enne meid, kes on ka surnud oma usu pärast. Ja ilmutuse raamatus isegi öeldakse, et pühad on koos Jumalaga taevas ja palvetavad meie eest ja kiidavad. Sealt tuleb ka see, miks õigeusu kirikus ja katoliku kirikus on see arusaamine, et pühakud palvetavad meie eest. Isegi kui me oleme vabakogudustena, me seda võib-olla väga ei rõhuta. Ja siis on veel olemas ka see aspekt, kus öeldakse, et seal on mingi paganlik juur. Siis ma mõtlesin, et kui paljud meist peavad lehtmajade püha, kui paljud meist peavad uusaasta püha, kui paljud meist peavad igapäevased sabatit, mis on tõeliselt piibellikud, piiblis kirjeldatud pühad, mida peaks siis pühama. Ehk siis, et meil kõigil on kuskil taust ja juur. Ja ma mõtlesin, et kõige parem viis, kuidas kristlased minust Halloweeni ajal võiks nagu käituda, on kaks teed. Üks on see, et kas sa ignoreerid seda, mul on ükskõik. Või teine asi, sa oled nagu Paulus Ateena linnas. Kui Paulus läks Ateena linna, nägi ta seal erinevaid ebajumala kujusid, teda ärritas see sisemiselt. Me läheme linna peale, näeme igasuguseid maske, võib-olla meid ärritavad mingid nõiakostüümid või kõrvitsed, mis asjad, mis iganes. Ja selle asemel, et siis öelda, et see on kõik igavene suur saatana teenimine. Ma arvan, et kristlased teine variant on see, et panna ise mingi äge kristlik kostüüm selga. Minust näiteks piisab ka sellest, kui sa näiteks paned omale valge pluusi, musta rinnasildi, lähed linna peale või võtad vahitornid kätte ja lähed kellegi ukse taha, aga juba ehmatab väga palju ära. Et mina näiteks reedel, meil koolis oli ka Halloweeni päeval kostümeerimine, veel kui ütlem, mul ei meeldi Halloween otseselt, aga ma panin ühe piiskopi või vaimuliku rüü selga, läksin tundi niimoodi. Et ma ütlesin, et ma siis esindan seda Halloweeni selles kõige ka puhtamas mõttes, et olen siis see püha. Ühesõnaga, tahtsin selle nagu ära öelda, et tõenäoliselt ei ole see nagu meie esmane võitlus, millega võidelda üldsegi. Aga ta on nagu keeruline nagu laste kontekstist. Ma arvan, et kui meie seltskond, nagu meil poleks udutuhkagi sellest Halloweenist, aga kuna on segatud lapsed, et kuidas see ei anna neile kommi, kes tulevad ukse? Muidugi annad. Kuidas ma ütlen oma lapsele, et ei, ma ei tee siin. No, et ma saan ta siis äärmisel juhul teha mingiks toredaks tegelaseks, et ma ei pea ta mingiks halvaks tegevaks. Aga kui on seotud lapsed, siis ongi nagu keeruline. See ongi keeruline ja siis... See, et on nõme kommerts mingi üritus, no see on nagu aru saada. Sama keeruline on päkapikkudega. Jah, kõik need päkapikud asjad. Ühesõnaga, et... Peaks on hoopis diskussiooni alustama. Ja tundub küll, jah. Ja, aga me praegu sellesse diskussiooni jõuame, ma tahtsin selle pealt ära öelda, mul kuidagi see oli siin südames, et loomulikult igal pool on mingid piirid ja et me ei pea nagu võimendama süvendama õudust, aga sellel kõigil on ka oma põhjus, see tuleb ka sellest, et inimkond, me elame ikkagi väga mõnusas kohas, aga kui inimkond on läinud läbi väga traagiliste aegade, katkuepideemiad, sõjad, kus surm oli igapäevane nähtus, surm oligi su kõrval, siis vajati ka sellist sündmust, mis aitas ka, andis julguse vaadata surmal otsa, mõnikord tema üle ka naerda ja hirmsat asjad üle nagu anda see, et ma teed ei karda. See jällegi viitab, et mul on mingi tugi.
et hästi lihtne on nagu hukka mõista, teine asi on see, et vaadata, aga muidugi on olemas ka neid seda seltskonda, kes kasutavad seda aega okultseks tegevuseks täiesti teadlikult ja nende asjadega kindlasti ei peaks ennast siduma, aga noh, see on niisugune, see ei ole üldse tänase jutluse teema. Tänase jutluse teema, kui panna pealkiri, on, võiks olla, et Jeesus mõtle mu peale. Ja november, mis nüüd just algas, see on siis meil üldse kalendriaasta kõige pimedam aeg. Ta on selline aeg, kus päeva väga lühikeseks läinud, päeva valgus tähendab, 24 tundi on ikka alles jäänud. Puud on raagus, meil see aasta jah kuidagi on hästi, et veel puud lehed pole ära kukkunud, puudad aga kukuvad ära, on sompus, autoga sõidad pimedas, mitte midagi sul vastu ei peegelda. Eelmine laupäev öösel tulin kuskil Põhja-Eestist, käisin ühte pulma tegemas ja siis sõidad mööda neid kõrvateid, mida mööda ma ei ole igapäevaselt sõitnud ja ei ole neid korralikke jutte tee ääres ja siis mõtledki, et sa ei saa aru, kus hakkab põld ja kus lõpeb tee. Hästi ebamugav. Varsti kui tuleb lumi maha, hakkab lumi vastu peegeldama, on juba valgust rohkem ja 6 aja pärast tegelikult või 1,5 pärast hakkab juba asi minema ka päeva mõttes paremaks. Ja meil on olemas siis siin selline sõna, või õigemini on siis Soomest tulnud sõna, kaamos, mis seda tähistab, sellist rusutud, raskemeelset, nukrameelset ja millegipärast eestlased ja soomlased, see on selline fundamentaalne tunne, mida me kanname terve aasta endaga kaasas millegipärast. Ei ole soomlased on maailma kõige õnnelikum rahvas. Jah, aga ikkagi ka kaamos. Kuid see on ka aeg, mille kohta kasutatakse sõna hingede aeg. Ja see on aeg, kus me meenutame ja mäletame neid, kes on elanud siis enne meid. Ja miks see on hästi oluline? Sest me kõik vajame seda teadmist ja sügavat äratundmist, et mina ei ole siin minu enda pärast. Mina ei ole ise enda olemist põhjustanud, vaid ma olen kuskilt tulnud. Keegi on enne mind elanud. Keegi on mingid võitlusi võidelnud, et mina saaksin olemas olla. Kui mul isapoolne vanaema suri, kõigil on 2 vanaema, üks vanaema oli juba varem ära surnud, aga siis ma olin ise väike laps. Aga kui mu isapoolne vanaema ära suri ja mu poeg oli veel väike, siis mul oli, mõtlesin huvitav, kas ma väga kohe mõelnud, mul oli üsna selge, et ma tahan ta võtta kaasa sinna matustele kaasa. Ja see on võib-olla, ma arvan, Saamulile vist kõige selline ainukene mälestus minu vanemast. Kirstus Hallipeaga naine. See on see, mida ta mäletab temast. Ja ma mõtlesin, miks ma seda tahan, et see ei ole mitte see, et teda saadaks mingisugune õudus terve elu, et on mingi Kirstus Hallipeaga vana naine, vaid et oleks see mälestus olemas, et on olemas mingi vanaema, kellega ma kuidagi olen seotud, isegi kui ma teda isiklikult ei tundnud. Aga et ma olen kuskilt tulnud. Ma ei ole väga suur surnuaiad külastaja ja käia. Mul kunagi meeldis jalutada, kui ma olin niisugune tudeng ja ka oma kaamosest kantud ja isiklike enesehinnangu madalseisuses meeldis mida surnuaiaga jalutada, siis see oli niisugune koht, kus see mõtiskleda. Aga see mulle aeg-ajalt meeldib käia surnuaias just sellepärast ja just käiagi nende esivanemate haudade juures. Mitte selleks, et ma seal kummardan neid surnuid, aga et see annab mulle selle tunde, et ma olen siin olemas tänu kellelegi. Enne mind on olnud keegi. Ja see hingede aeg see ka meenutabki siis seda, et meie elu on olematu võrreldes igavikuga. Sest vaadake, inimesi meid saadab, meil on olemas selline veider asi, mille kohta me täpselt ei tea, mille kohta loodusteaduslikult ei osata veel seletada. Näiteks, kust tuleb selline asi nagu teadvus. Ja inimese teadvusega käib kaasas teadmine ka mitte ainult sellest, et ma olen olemas, vaid käib kaasas ka teadmine, et ma suren ära. Ja see teadmine on nii oluline, sest see paneb meid küsima, mis on elus oluline, mis on elu mõte, mida ma tahan elus saavutada. Sõltumata selles, et ma võin välja mõelda, mis on elu mõte, ega see ei tähenda alati, et ma hakkan seda tegema, mis on elu mõte. Aga saate aru, et mõtted ja kõik tulevad sealt. Et me saame aru enda surelikkusest. Me saame aru, et võrreldes igavikuga minu eksistents on olematu.
Et kui selline võrdlus tuua, siis kui me võtaksime suvalise kivi geoloogiline vanus võib-olla miljoneid aastaid. Ja minu vanus temaga võrreldes nii, et kivi isegi ei taju minu eksistentsi. Terve elu, mis mina elan, siis see kivi isegi ei saa aru, et Risto Tamm on olemas olnud. Ta võib olla, kuskilt on hakanud tajuma, et vist on mingid inimesed on tekkinud. Aga ajalises mõttes ta ei taju minu olemasolu, mis tundub väga veider. Et see on nagu sähvatus. Me näeme ju, et keegi teeb pilti, käib mingi sähvatus ja siis me mõtleme, mis see nüüd oli, kus see valgus tuli. On üks lugu, kui Jeesus on Jeesuse elu lõpust. Luuka evangeelium 23. peatükis ja salmid 39-43. Aga üks ristil rippuvast kurjategijast teotas Jeesust. Eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündimatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Jeesus ütles talle, tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja kui ma tänan hingede peal, siis ma otsin piiblis kohti ja see koht, kus see röövel, kurjategija ütleb Jeesusele, et Jeesus mõtle minu peale. Siis see kreekakeelne sõna, mida seal kasutatakse, on Jeesus meenuta mind. Jeesus meenuta mind. Ja seda on siis nii, et surev mees kõneleb sureva Jeesusega. Seda ütleb meenuta mind. Jäta mind meelde. Ja see röövel, kes seda palub, et Jeesus mõtle minu peale, Jeesus meenuta mind, ei ole ka meist kuidagi kaugel, sest ka meie palved on sageli samamoodi kantud hädadest, raskustest, võitlustest ja mõnikord need palved, mida me suudame sõnastada, ongi sellised hästi ainult lühikesed mingid asjad. Need ei ole võib-olla sellised pikad vestlused ja monoloogid või ei ole alati ka sellised pikad meditatsioonid või vaikuses istumised. Aga see on selline palve, kus inimene suudabki välja öelda ainult selle, tal ongi ainult jõudu selle kõige olulisema jaoks. Me peame aru saama, et see, kus see röövel ütleb, ta on ristil, ta on suremas õudselt surma, piinalikas surma. Ta on lämbumissurm. Sul ei ole aega seal, mõnikord jääb mulje, et seal ristul veel vennad kõrkusid ja siis üks hakkab vestlema. Kuule, et näed, et siin on Jeesus tüüp, et mis sa siin oled, on ju. Ja teine siis on, et toimus nagu mingi tohutu pikad kõned ja tegelikult iga lause on välja öeldud suurest valust. Üks nendest kurjategijatest on vihane. Üks on, kannab endas siis seda mõtteviisi või ideoloogiat, mille on võib-olla sõnastanud siis 19. sajandi lõpu üks vastuolulisemaid filosoofe, kelle filosoofia mõelnud väga palju ka 20. sajandit, nagu Friedrich Nietzsche, kes tuleb välja sellise ütlusega, et Jumal on surnud, God is dead. Aga see ei ole mitte niivõrd suunatud mõnikord siis umbes, et kas on mingi satanism või mitte, vaid ta sõnastabki, et me oleme jõudnud ajaloos sellisesse punkti, kus meie inimestena oleme Jumala tapnud. Ja mingis mõttes on see üks rööver, kes ütlebki, et Jumal, sa oled surnud. Sa ei suuda isegi midagi teha. Et ühel poolt me võime leida ennast olukorras, kus mingi valu või kannatus on nii suur, kus ma ütlen, et Jumal, sina oled võimetu. Sa ju ei suuda midagi teha. Ja teine on see, kus inimene on samasuguses valus, samasuguses kannatuses. Ja see, mida ta suudab öelda, Jeesus meenuta mind. Sama olukord, sama kannatus, sama saatus. Aga see, mis minust välja tuleb. Ja see on näitabki sellest üsna palju, et mis on minu südames. Ja selles absoluutses lootusetuses avaneb tegelikult ka absoluutne lootus, mis ongi tegelikult evangeeliumi tuum.
kui see röövel ütleb Jeesusele, et Jeesus meenuta mind, siis ta ütleb, et Jeesus meenuta mind, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja see, mida see röövel siis nagu ütleb, et see tulevik on ju veel tulemata. Ja kui sa kunagi tuled oma kuningriiki, siis tuleta mind meelde, tunne mind ära, pea mind meeles. Ja see jällegi näitab meie piiratust, sest meie mõtleme, me ei oskagi mõelda väljastpoolt aja ja ruumi kategooriaid. Kui me, aeg-ajalt, kes mu poega näeb, kes pole ammu näinud, siis see peamine asi, mida öeldakse, et peamine küsimus, mida saamine küsitakse, et praegu teate, mis see on? Ei. Kas sa oled pikem kui isa? See on nagu põhiline küsimus. Ja see on küsimus, mida Saamon mul ka vähem kord nädalas küsib, kas ma olen pikem kui sina. Ja meil on ruumi mõõtmed, okei, pikkus. Praegu hetkel veel ei ole pikem. Varsti äkki saab pikemaks. Meil on ajamõõted, me elame ajas, me oskame mõeldagi mineviku ja tuleviku kategooriates. Ja see on see, kuidas meie seda mõtleme. Ja nüüd Jeesus vastab ja jällegi me arvame, et Jeesus ütleb ka seda kannatuses ja valus. Ja see on ka huvitav, et Jeesus, kuigi Jeesuse risti löömisel on väga olulisel kohal see tema palve isale, kus ta ütleb, hüüab selle palve, et mu isa, miks sa oled mind maha jätnud. Siis tal on aega või ta kõnetab seda, kes teda kõnetab. Ja Jeesus ütleb, et tõesti ma ütlen sulle, et juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Jeesus ei ütelnud sellele röövlile siis seda, et tead, et see on väga tore, et sa seda mulle ütled, et meenutage tegelikult on niimoodi, et enne sind on siin mõnisada miljonit inimest täna. Ja nad on kõik veel toote järjekorras. No see on see, kui sa helistad mingile ettevõttele ja siis pannakse oote järjekorda. Mõnikord on pangas, mõnikord on sideoperaatoriga, mõnel pool veel, sa oote järjekorras, sa ootad, mingi riigiasutus, muusika mängib, kuulad, oled oote järjes. Ja mõnikord on meil tunne, et ma ei hakkagi Jeesust ülitama, sest äkki ma jumal panen mingisugusesse oote järjekorda. Ja ma ei taha selles oote järjekorras olla üldsegi enam. Ja kui järjekord kunagi minuni jõuab, et siis hakkab Jumal minuga tegelema ja selleks ajaks võib-olla hilja. Võib-olla ma ei saa enam, midagi ei saa enam muuta. Siis Jeesus ütleb, et juba täna. Ja see tähendabki seda, et Jumala juures need ajakategooriad, mida meie kasutame, minevik, olevik ja tulevik, on sulandunud üheks. Mulle see mõte tuli kunagi ammu pähe, ma olen seda võib-olla ka nagu teile ka öelnud, et kui me võtleksime kogu aega sellise nööriga, alates siis, kui on aeg alguses saanud ja see, kus me praegult oleme ja kõik sündmused, mis on inimkonna ajaloos toimunud. Võtame inimkonna ainult, võtame geoloogilise ajaloo pealt ära, on selles nööris sees. Siis see nöör on hästi pikk, see on pikem kui minu käed isegi. Selleks, et mingi sündmust vaadata, ma pean liikuma selle nööri edasi-tagasi. See on tohutu vaev, see on väga palju aastaid. Mul jääb ju aega seda kõike vaadatagi. Ja meiegi näemegi seda aega selliselt. Aga Jumal näeb seda aega hoopis teeb 90-kraadise liigutuse. Ja see kõik on ühes hetkes koos. Kõik sündmused, kõik inimesed, kes on ühes hetkes koos. See on igavik. See on see igaviku mõõde. Ja see, mida Jeesus ütleb, et juba täna. See tähendabki see, et sellest ajamääratlusest ka veel kõrval on oluline see, et Jumalal on silmad juba täna sinu jaoks olemas. Juba praegu, juba nüüd. Et Jeesuse jaoks see tundmatu röövel, sest seal ei ole me ei isegi tea selle mehe nime. Lihtsalt teatakse, et on kurjategija, kes sai päris reaalse karistuse, reaalse kuriteo eest. Et oligi toime pandud mingisuguse röövimise koos teisega. Võib-olla käis sellega kaasas ka kellegi elu võtmine. Jeesus ei tunne teda kuidagi isiklikult. Siis Jeesus ütleb, et tõesti ma ütlen sulle, et juba täna oled sa koos minuga paradiisis.
ja see paradiisi pilt on ka huvitav, see sõna ise tuleb pärsia keelest. Ja sellega tähistati siis sellist aed, aga see ei ole mitte lihtsalt aed, kus on kaalikas ja porgand ja pojeng, vaid see on selline rohuaed, kus on olemas ta on mehitatud, seal on ikka valveala, ühesõnaga see nagu kaitseala tegelikult on selle mõeldud. Selle sõna paradiisi all mõeldi siis näiteks selliseid üsna suuri metsa- ja rohumaade alasid, kus valitsejad käisid jahti pidamas. Mis tähendas seal, et seal ei tehtud puid, seal ei lastud kellel tahes lihtsalt loomi küttida, enamasti loomad võisid elada seal rahulikult ja kuningas käis aeg-ajalt, võis käia seal jahil. Võiski käia lihtsalt sellepärast, et tal oli vaja sellest töömelust ja linnakärast eemale saada ja siis mindi sinna, nagu meil lähed sinna Tolkuse rabasse jalutad, et see on umbes paradiis, kaitseala, puhkeala. Ja siis Jeesus ütleb, et täna oled sa koos minuga paradiisis. Täna oled sa koos minuga puhkamas. Mitte kunagi tulevikus. Sa ei pea ootama mingi sigaviku järjekorras, sest kui sa ületad elu ja surma piiri, siis sa astudki sellesse tänasesse. See on, mismoodi see kõik on, me ei oska täpselt öelda. Mõned inimesed, kellel on olemas see surmajärgne kogemus või surmalähedane kogemus, on väitnud seda, et neil on see kogemus, et see ajamõõde nagu kaob ära. Ma ei taha jälle sinna sellesse valdkonda ka sukelduda, sest see on minu arust natukene kauge, natukene võõras, ma ei ole ise midagi sellist kogenud ja teistpidi võin igasuguseid asju kogeda ja ma ei tea, kas see on nagu lõplik tõde, aga midagi sellest siis on. Kuid see, mida Jeesus siis ütleb, et täna on see minuga paradiisis, tähendab seda, et kui sa astud üle elu-surma piiri, siis mitte see ajamõõde ei muutu, vaid tegelikult ka sinu kannatused lakkavad. Sinu hing saab joodetud. Ma olen seal koos sinuga. Sa ei ole üksi. Ja see on meile hästi oluline ka kristlastena teada ja uskuda, et kui ma käin siit elu koos Jumalaga ja Jeesusega, me sellest räägime ja õpetame, siis tegelikult on ka see, et üle selle surma piiri me lähme koos Jeesusega. Ehk siis, et see, mis hakkab siin pihta, elab surma üle. Meie suhe Jumalaga, mis hakkab siin pihta, elab surma üle. Mitte mõnikord on nagu tehtud selline karikatuur kristlikust usust umbes, et siin elad oma elu kuidagi, siis teed mingi jamas ja korda, lähed kiriku preestri juurde, vaimuliku juurde, saad oma patud andeks ja siis sa loodad, et äkki ma kunagi saan Jumalaga kokku ja et äkki siis Jumal ei pane tähele, mida ma olen hulba teinud ja ta ütleb, sa oled ikkagi hea poiss, sest sa oled nagu meie parteis olnud. Aga see, mis Piibel räägib, on see, et tegelikult see koos elu Jumalaga hakkab pihta meil praegult ja see elab surma üle. See elab surma üle. See on üks asi, mis mind isiklikult on väga palju aidanud, kui ma olen mõelnud näiteks selle iseenda surma peale või surelikkuse peale. Ma praegu selle üle väga palju ei mõtistle, kunagi ma mõtistlesin iga päev selle üle, see ajas mind hulluks, et ma hakkan ära surema ja miks ma üldse pean ära surema ja see on kõik nii ebaõiglane. Aga see teadmine, et see usk, et ma saan Jumala käest kinni hoida, kui ma sellest lähen üle. Ja nüüd kokkuvõtteks, kui me mõtleme seda, et Jeesus ütleb röövlile, kes on saanud reaalse kuriteo eest karistuse, mis on väärt seda kuritegu. Vähemalt siis Rooma ametikandjate silmis olid need kaks meest väärt seda kuritegu. Jeesus tuletab meelde, et juriidilises mõttes oli siis Jeesuse kohtukeis juriidilises mõttes ikkagi väga suur häbi Rooma õigussüsteemile, mille üle nad ise olid toodud uhked. Meil on Rooma õigus, kus kõik on seaduses võrdsed ja seadus on õiglane, kohtleb õiglaselt. Ja see sama õiglase seaduse alusel leitakse punkti, et Jeesus mõista surma süüdistatuna kuriteos, mida ta ei olnud tegelikult sooritanud. Et Jeesus juutide kuningas tahab olla riigipööraja
et Jeesus kuskil öelnud, ma tahan olla riigipööraja, aga siis kui Jeesus ütleb sellele kurjategijale seda, et tõesti ma ütlen, et täna oled sa koos minuga paradiisis, siis mida ta ütleb sulle? Mida me saame uskuda, et kui ma olen ka selles punktis, kus ma ütlen, et Jeesus meenuta mind. Hingede päeval me meenutame, aga see meenutamine ongi see, et me paneme nagu, see on nagu mingis järjekorras. Aga et Jeesus tegelikult ütleb, et juba täna ma vaatan sinu peale, juba täna ma tahan sinuga kõneleda, juba täna ma otsin sinuga suhet, juba täna ma olen sinu kõrval. Et sellised mõtted siis tänaseks hingede ajast, ajaks, hingede päevaks. Me ei pea elama siis sellises eksistentsiaalses hirmus ja masenduses oma surma ees. Aga see on täitsa terve ja mõistlik mõtiskleda surma ja surelikkuse üle ja hoida seda endale kuklas. Et see on midagi, mis on, sest mõnikord sellises ka igapäevaelus, sellises toredas elus võib see nagu meelest ära minna, võib tekkida selline illusioon, et ma olen ju nii tore inimene, et minul tuleb kõik hästi ja minust viilib see asi nagu mööda midagi. Aga see annab tegelikult mingisuguse teise mõõte ja ka sellise väärtus hinnangute skaala mängib ümber. Üks raamat on, selle autori nimi on meelest ära läinud, aga raamatu nimi on Viimane loeng. Ja selle raamatu autor oli siis Ameerika ühe ülikooli õppejõud ja seal tudengid tegid sellise ettepaneku erinevatele õppejõududele, et kui sul oleks võimalus, kui sa teaksid, et sa sured ära ja sul on viimane loeng pidada, et siis pea selline loeng. Need erinevate erialade õppejõud valmistasid ette, mis oleks see minu kõige viimane loeng. Ja selle raamatu autor oli siis ühe ülikooli õppejõud. Kaks tükki Randy Pouch ja Ray Zaslow. Ja see Randy Pouch. Ja ta oli saanudki endale diagnoosi, et ongi suremas. Ja siis ta pidaski oma viimase loengu. Päriselt pidaski, see ongi see raamat. Ja seal tulebki, kuidas selle igaviku perspektiivi eest, kuidas ka sellised lihtsad asjad, lihtsad väärtused nagu muutusid ümber. Üks asi ta lihtsalt see lõpetaks toon näite, et nagu me teame, et Ameerika kultuuris või kui te ei tea, siis me saate teada, on 2 kohta, kus olulised asjad toimuvad, mis on nagu sündmuste keskpunkt. Kui te olete Ameerika filmi vaadanud. On auto ja on köök. Tavaliselt, kui on filmides, siis köök on see, kus inimesed kogunevad, kus midagi juhtub, seal toimuvad niisugused asjad, süüakse või seal, kus on toit, tähendab, peaks ütlema, mõnikord on toit ka elutoas. Aga teine see on auto, see on vabadus ja kõik see. Ja ütlesid, et autoga tal oli ikkagi niimoodi, et auto pidi olema ikka täielt puhas ja kui lapsed olid autos, siis kui ikkagi seal mingi plekk tekkis, siis lapsed said peapesu sellest kohe. Mis mõttes isa siin auto, kõik tööauto puhas, peab esindusk olema. Ja siis, kui see diagnoos tuleb, siis ta mõtles, et ma olen nagu oma lapsi niimoodi peedistanud selle autoga ja siis ta vist isegi ostis endale uue auto ja see, mis ta teeb, ta võtab Coca-Cola pudel laste silmale kalla pistmete peale selle kõik. Ja see mõte oli tema enda jaoks oluline. Lihtsalt see, et näidata, et tegelikult sellises, et olulisem kui see auto on see, et on minu suhe teiega. Ja see on hästi palju selliseid näiteid või lugusid, mida see ongi mõtistanud ja see ongi viimane loeng, see on päriselt tema viimane loeng, mis pärast seda ta surigi ära. Ja minu see raamat ongi peale tema surma avaldatud. Et see on oluline, et meil on see kuklas ja seetõttu on oluline ka, et aeg-ajalt ma ei oska öelda, kuidas kellelgi see teraapiliselt mõjub, vajalik on korra aastas, korra 5 jooksul, korra 10 aasta jooksul, aga käia oma esivanemate haudadel, mitte see ei tähenda sellist, et sa pead neid kummardama, ilus oleks nende asjast hoolt kanda, aga ka see, et enne mind on keegi olnud ja pärast mind tuleb ka keegi.
mina ei ole maailmasündmuste maailma ajaloos kõige olulisem sündmus, mis on juhtunud maailmaga. Minu enda jaoks ma olen küll jah kõige olulisem sündmus, mis on minuga võinud juhtuda. Aga sellised mõtted. Tõuseme ja palvetame ja siis meenutame ka koos Kristuse surma.